Pärnu Vapruse kapteni Tõnis Vihmaja. Tõnis Vihmaja 1-0 võit, aga väga raskelt tulnud võit. Kuidas mängu kokku võtaksid? Tuli 1-0 võit ja väga raskeks tegime endale selle mängu, et esimene poolega oleks pidanud juba ära otsustama selle mängu, aga ei meil olukord löömata ja teine poolega ikka vajusime natuke ära ja läks väga raskeks. Mida peatreenerid poole ajal rääkisid teile? Olite just riietusruumi väravad arvasele löönud, aga teine poolek kuidagi, nagu isegi ütlesid, vajus mäng ära. Ei, no ikka innustati, et edasi mängida ja panime oma need nii-öelda ründeliikumised ka paika, et kes kuidas avanema peaks, et jah, nii nad ütlesid. Kui vahetusest tulid 5 värsket meest teil sisse, siis saite võib-olla mängu korraks natuke nende kontrolli alla tagasi. Kuidas võib-olla teiste nooremate mängijate panusega rahule jäid täna? Ei, noored mängisid tublisti, ei ole midagi öelda, et no ikka tuleb eksima sisse, aga ka vanemad mängid eksivad, et täitsa tublit poisid, ei ole midagi öelda. Nüüd liiga tabelis ka Elva, kui siin viimastel minutitel just punkte ei kaotanud, siis said taas võidu ja kas nüüd on selline tunne, et Elva võib-olla on isegi suurem konkurent üleminekumängude kohtadele kui Järve, vastavalt siis ühega on vahe 5, teisega vahe 9 punkti? Ega nad seal on suht ühel maal sellega, neil väga suurt vahet seal ei olegi, et ei, me ei vaata tegelikult, kes seal meie taga nii-öelda on, meie enda asi on omad punktid ära võtta ja mitte lasta teistel lähema tulla. Kuidas sa isiklikus plaanis hooaega rahul oled olnud, et siin Premium League aastatel oled neid väravaid igast asendist löönud ja Vihma ja Vikatid on tulnud nii ühes kui teises mängus. Tänavu vaid 1 värav. Kuidas seda selgitad? Selle panusega ei saa rahul olla, et on olnud võimalusi küll, et lüüa, aga kuidagi see aeg ei tule. Et alustasin muidugi kaitses ka, et pole nagu, nüüd teine poole nagu rohkem ründusmäng. Aga ei ole ikka, ei saa rahul jääda. Olgu, aitäh sulle, Tõnis, ja edu teilegi järgmistes mängudes!